Tere! Mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Kõigepealt ma alguses pean vabandama, et ma eelmine nädal ei jõudnud videot üles panna. Tõesti on olnud väga kiire ja see kevadine aeg on vist kõigil väga kiire, eriti kes aiapidamisega tegelevad. On uued tegevused tekkinud nagu muruniitmised ja on puude tegemised ja on istutamised ja on külvamised ja peenarde tegemised ja juba on ka rohimised, nii et kõik sellised asjad. Nii et see võtab kõik omajagu aega, aga ma tahan siin näidata sireleid. Mul on oma aias vist üle 10 sireli kindlasti. Siin olid neid enne juba ja ma olen nüüd juurde istutanud ka vähemalt 10. Aga need on kõik vanad taluaia sirelid ja mul on vist kõik need värvid peaaegu olemas. Ma ei tea, ma arvan, et neid võib olla ka veel, aga mul on lillasid vist 3 tooni ja siis on valgeid ja osad on täidisõielised ja osad on tavalise õiega. Aga nad mulle hullult meeldivad, nad on tõesti väga ilusad ja nad õitsevad nii rikkalikult ja see lõhn, kui sa hommikul välja lähed värskelt, linnud laulavad ja see sirel lõhnab, see on nagu nii imeline tunne. Nii et ma alati üritan neid ka natukene vaasi omale laua peale panna, sest ma tahan, et ka toas oleks seda imelist lõhna, mis õues. Aga sirelit on muidu raske vaasis hoida, ta väga halvasti seisab, aga mõned nipid, mida ma olen kuulnud, pidid töötama ja natukene pikendavad, mitte nagu oluliselt, aga natukene pikendavad seda aega. Et üks näiteks on see, et kohe peale, sa peaksid korjama neid hommikul või õhtul, mitte keskpäeval esiteks on ju, siis nad on kõige rohkem vett täis. Ja siis sa võiksid nad panna kas või korraks või mingiks ajaks nagu täiesti külma vette ujuma, et nad oleksid üleni vee sees, nii nagu vist ka roosidega vahest tehakse. Ja üks nipp, mida ma nagu hiljuti olen kuulnud või hiljuti olen proovinud katsetada, on see, et sa valad nagu sirelitele täitsa kuuma vee, et siis kuna need varred on nagu hästi puised, siis see nagu läheb pehmemaks ja see vesi imendub paremini. Aga ega ta lõputult ikkagi sul laua peal ei seisa, nii et sa pead seda vett uuendama ja jälle neid oksi lühemaks lõikama või siis puruks trampima, nii et see nagu on üks nipp. Aga kuna vahepeal oli ju väga, see kevade algus oli ju väga kuiv ja vett oli väga vähe ja maa oli kuiv, siis nüüd on vahepeal tulnud ikka korralikult vihma. Ja ma olen neid vihmavee kogumisnõusid pannud igale võimalikule kohale, kus vähegi annab panna. Suuri neid 100-liitriseid ämbreid juurde ostnud paar tükki ja siis ma olen saanud ka paar seda suurt sinist tünni juurde. Et ma üritan nagu seda vihmavett väga koguda, et mul oleks alati kastmisvesi käepärast, mul sellist nagu tavalise kaevuveega taimi kasta ei taha ja mul mingit jõge ega tiiki siin nagu lähedal ei ole, kust seda vett võtta, nii et see on mu vihmavesi on mu nagu ainukene allikas taimede kastmisel. Ja sellepärast mul ongi kõik võimalikud potid ja pannid on ka pandud sinna kasvuhoone äärde, seal nagu tilgub ka väga hästi, kuigi seal nagu seda vihmaverenni ei ole. Ja selle sinise tünni ühe panin siis kohe kasvuhoone ukse taha, et seda ma siis nagu pean tassima täis, aga see soojeneb seal hästi ja seda on hea kohe seal lähedalt võtta ja kasta. Aga näete, varsti saan mina juba oma esimesi tomateid, need on juba päris ilusad, need kirstomatid seal. Seal taga on ka üks füüsal, mille ma ühe sõbranna käest sain ja arbuus ajab juba seal päris pikaks ennast, et ma pean mõtlema, et ma võib-olla suunan ta üles poole, maasika sõitseb. Et see on seal arbuusi üles nööriga kinni, las ta ronib üles. Ja siis turu pealt ostsin ühe huvitava kurgi, mille nimi on sidrunkurk. Ma panen siia ka pildi juurde, milline ta tuleb. Ma ei ole seda katsetanud, mul mõned sõbrad on katsetanud ja ütlevad, et see on huvitav. Tahab vist sooja, ta läheb väga suureks ka. Aga proovime ja siia ma panin ühe baklažaani, tegin ühe tünni pooleks ja panin lihtsalt mulda täis ja minikasvuhoone peale nii kaua, kuni ta mahub, et öeldakse, et ta õues ei saa valmis, et proovime. Sibul on väga ilus, praktiliselt kõik on üles tulnud, et ei ole ühtegi, mis on nagu käest ära läinud ja küüslauk ka mühinal kasvab. Ja sellest telgis siin elavad minu tomatid, mis kasvuhoonesse ei mahtunud. Et ma olen saanud ka see aasta mõned uued huvitavad sordid, mida ma pole katsetanud, nagu valged tomatid ja sellised nad on seal praegu õue omad.
ja noh, ma ei tea kõikide sortide nimesid, kahjuks ei ole nagu minu jaoks nii oluline info, minu jaoks on oluline info see, kuidas nagu tomat maitseb. Ja siis, kuna enam ei ole nii külmad need ööd, siis ma võtsin kile kapsastelt pealt ära ja panin nüüd võrgu peale, mis nagu laseb paremini valgust ja vihma läbi, noh, et ma ei peaks seda nii palju kastma, kilega ju pidin rohkem kastma. Kapsast saab ikkagi ainult kasvatada minu arvates siis, kui ta on sul korralikult kinni kaitstud, et liblikas ligi ei pääse, et muidu sa ei jõua neid usse lihtsalt ära korjata. Et ma nagu eelmine aasta seda proovisin ja see töötas väga hästi. Et sellega tuleb nii vihm kui päike, kui kõik paistab ilusti läbi ja kapsataimed on läinud mühinal hästi suureks, et kasvavad hästi kiiresti. Et mul on seal jah nuikapsast ja lillkapsast ja brokolit ja lehtkapsast, et ja vist ka paar väikest peakapsast, et ma kui turu peal kapsaid vaatasin, siis üks müüja sokutas mulle, et see kapsas ei kasva nii suureks, see on selline väikse peaga ja siis ma ikkagi paar tükki võtsin prooviks. Et ma nagu mingid suuri peakapsaid ei viitsi kasvatada, sest ma neid väga suur kapsasõber ei ole, aga lillkapsast ja brokolit ma söön väga hästi. Ja siia panin siis ma paprikat, ma kasvuhoonesse see aasta paprikat ei pannudki, ainult õues kasvatan. Ja ööseks ma panen neile sellised kanistrid peale ja kui väga jahedaks läheb, siis panen ka katteloori peale, et aga noh, praegu nagu öökülma otseselt ei näita, nii et eks näis. Peiulilled on seal vahel ja keskel on valged päevalilled. Ja siis ma olen teinud vahepeal võililleõli, et võililled on nüüd juba küll vist natukene üle kasvanud, aga siis see on filmitud nädal tagasi, kui nad alles hakkasid õitsema ja siis ma korjasin neid päris selle korvitäie ja katsin õliga. Ja huvitav oli see, et ma just käisin samal päeval siis õli otsimas poest, et tean, et õli on suhteliselt kallis, see suur 500 vist pudel maksab muidu mingi üle 10 euro, aga just sel päeval, kui ma läksin, oli see -50% ja ostsin suure pudeli täpselt selle jaoks. Et siin just oli ka videos pildis näha, mille jaoks see võililleõli hea on, et ma ei hakka seda nagu üle lugema uuesti, et saate ise lugeda, kas või pausi peale panna, et ma selle info olen nagu kuskilt raamatutest maha kirjutanud ja aga mulle meeldib see võililleõli ka väga, et ma olen seda ka 1 aasta varem teinud ja ta on tõesti selline mõnus, ta on selline rahustab nahka ja kas või peale tavalist putukahammustust ja peale panna ja igasuguste marraskite ja muude samuti, nii et see õli on ka väga lihtne teha, et seda võib kasutada ka näokreemina lausa, et see on nagu ka näonahale väga hea, aitab ka natukene näonahka noorendada, ma loodan. Ja ma panin nad lihtsalt niimoodi õrnelt purki, ei surunud neid niimoodi kõvasti kinni, vaid lihtsalt lasin need kukkuda. Lihtsalt vahepeal jäid nad mul sinna purgi kaela külge kinni, seal natukene kitsam koht, siis natukene surusin näpuga, et nad kukuksid sealt ilusti läbi. Ei võtnud ka neid rohelisi otsi tagant ära, sest ma ju ei söö seda õli, et see on ainult välispidiseks kasutamiseks. Ja siis valan sinna selle õli peale niimoodi, et need õied oleksid üleni kaetud. Mina kasutan seda õli, mulle see meeldib. Ma kasutan seda ka toidu juures, toidu tegemiseks. Et ma kasutan seda kollase pudeliga siis praadimisel ja rohelise sildiga siis salatite tegemisel. Kuna mul oli üks poolik purk, siis lasin selle kõigepealt lõpuni ära tilkuda ja siis avasin uue, et sinna läks peaaegu see suur pudel ära, mul on päris suur see purk. Aga ma ei tarbi ise kindlasti seda kogust kõike ära, aga lihtsalt mulle meeldib, kui mul on esiteks varu, see võililleõli säilib peaaegu terve talve ja teiseks on väga tore seda aeg-ajalt kas mõnele sõbrale kinkida või sünnipäevaks kellelegi kinkida või tule ja see seisab ka jõuludeni, nii et ma saan ka jõulude all seda kasutada kellelegi näiteks kingi tegemisel. Et see, et ta mul nagu seisma jääb, seda ma nagu ei karda. Ja siis üks
selline linane riie peale, et putukad sisse ei läheks ja jätta ta sinna päikselisse tuppa akna peale seisma, aeg-ajalt loksutada ja paari nädala pärast on valmis ära kurnata. Ja siis ma Temus tellisin paar asja. No ma ei ole mingi hullmetsik Hiinast tellija, aga vahest harva mõne asja puhul ma ikkagi tellin, sest siin ei ole selliseid asja saada või siis on tõesti nagu poole odavam või mõni asi. Tavaliselt tellin ma sealt käsitöö asju. Aga ka need aialoomad olid nii lahedad. Üks oli rebane ja üks oli jänes. Pildi pealt eemalt vaatad nagu oleks metallist, aga no ikka lähimal katsumisel. Ta ei ole metallist, ta on ikkagi plastik, aga noh, värvitud siis sellise rooste värviga, nii et aga ta on mõnus, lahe element, lõbus element aias, eriti kui sul on lapsed, et vaatavad jälle, näe, rebane paistab seal ja et panin nad praegu lihtsalt siia samma kaevu juurde peenrasse. Kass vaatas ka üle, mis asi see on. Ja kuna praegu on väga hea aeg korjata kuusekasvusid, siis ma käisin ka seda metsast korjamas. Ma ei taha korjata kuskil tee ääres, kus autod palju sõidavad, siis ikkagi tuleb seda teha kuskil sellises kohas, kus on saaste võimalikult väike. Siis ka korjasin ühe korvitäie neid kasvusid, et teha siirupit. See on ka ideaalne, nagu siin saate lugeda väga paljude asjade vastu. Et ma tegin nii toorelt kui keedetult, et see toores on nagu parem C-vitamiini allikas kui keedetult. See toores lihtsalt ei säili nii kaua, aga keedetud siirup säilib jälle samuti kevadeni, nii et kuni järgmise kuusekasvu aja korjamiseni, nii et hoiad seda külmkapis ja võtad kas või iga päev oma toniseerimiseks või ennetuseks ühe lusikatäie. Ja seda on ka jällegi väga lihtne teha. Mina tegin kahes osas, ma tegin ühe laari, tegin siis praegu nagu purki panin suhkruga vaheldumisi. See on siis nii-öelda toores siirup ja seda võid süüa ka koos nende kasvudega, niimoodi lusikaga lihtsalt purgist võtta, kui see suhkur on ära sulanud. Aga sa võid seda ka meega teha, seda ei pea suhkruga tegema, lihtsalt mina tegin selle hetkel suhkruga, mul ei olnud sellist mõnusat vedelat mett kuskilt võtta. Et kuigi ma suhkurt ei tarbi, siis ma nagu mõnes kohas teda siiski pean nagu kasutama nagu õidistes või sellistes ravimite juures. Paned ka niimoodi kihiti, aga seekord siis surud kõvasti kinni, et oleksid nagu tihedalt kaetud ja jälle kiht suhkurt, kiht neid kasvusid. Ja jätad ka kuskile purki niimoodi paariks nädalaks seisma, niiga lased tal nagu oma töö teha, et see suhkur nagu sulab seal ära ja see headus kõik sulab selle suhkru sisse, siis kurnad ära või siis sööd koos lusikaga sellest otse purgis koos nende kasvudega, need lähevad selliseks heledamaks seal purgis. Aga mis siis, see ei takista, see ei vähenda nende kasulikkust. Aga siin on üks projekt veel, mis mul on pooleli. Ma lihtsalt näitan, et ma olen seda vähemalt alustanud, aga ma võib-olla isegi vajan siin natuke abi või see läheb natukene kauemaks mul see projekt, kuna mul on üks idee, kuidas seda tooli taastada. Ma kiskusin need üles argnenud asjad sealt kõik ära, see oli mingi plastikust. Lasin ta spreivärviga üle ka, sellest mul pilti ei ole, aga mul on plaan ta punuda uuesti vanade vöödega, aga mul ei ole neid vanu vöid, ma just viisin nad uuskasutusse. Ja siis tuli mul see mõte, nii et kui kellegil on vanu võid mulle pakkuda, siis võib kirjutada. Ja siia video lõppu ma siis näitan mõne klipi sellest, kuidas ma käisin Soomaal laadal, täpsemalt siis Kõpu külas Viljandimaal, aga ma pidin selleks, et sinna jõuda sõitma ka läbi Soomaa. Siin üks rebane oli tee ääres, lasi ennast vaadata ja filmida, oli väga neljane, mul ei olnud talle midagi pakkuda. Ja siis pidin sõitma üle Navesti jõe ja vist oli veel mingi jõgi. Mul ei ole praegu täpselt meeles ja ma ei kirjutanud üles ka, aga ma omal ajal olen seal Soomaal palju käinud, kui ma Pärnumaal elasin. Siin on üks lahe viid, kuidas on vesi aegade jooksul olnud Soomaal kevadel. See veetase, et see 2010 tundub, et on olnud mingi rekordiline aasta, ikka päris kõrge, ainult paadiga läbitav. Aga ka praegu on aegalt metsa vahel selliseid vesisemaid kohti näha. Ja siis paar lahedat küla oli tee peal. Ma tean, et ristsõnade lahendajad kindlasti teavad neid, aga mul ei tulnud meelde, üks on Uia küla ja teine on Iia küla.
ma teadsin ainult A-küla, see on kuskil Ida-Virumaal äkki, sest ma olen seal rannas käinud. Aga see koht, kus laat oli siis Kõpu, see on üks vana Meieri joone, mis on taastatud ja sinna on kohvik tehtud. Ja see on väga-väga mõnus ja ubane koht, soovitan külastada, eriti kui mööda sõidad. Ja seal oli siis tehtud selline lahe kevadlaadakene. Ma käisin ka oma sõpradega seal müümas oma märkmikke ja ma jäin väga rahule. Me olime sellise laheda matkabussiga ja siis meie müügiplats oli siis selle ümber. Meilt sai osta ka kohvi ja toorkooki ja muid asju, mis seal Postimaja salongis müügis on. Ja minu märkmikute lett oli ka siis nende kõrval. Ja ma jäin oma selle esimese laadakogemusega väga rahule, et peaaegu pooled märkmikud suutsin ära müüa ja ma sain palju komplimente ja kiidusõnu, nii et mul on hea meel, et mu märkmikud on inspireerinud inimesi ja nad on nagu hästi vastu võetud siiani olnud. Et see on ikkagi taaskasutus ja natuke teistsugused märkmikud, kui võib-olla tavaliselt inimesed on harjunud lumivalgete lehtedega kasutama. Et minul on siis igasuguseid nostalgilisi pildikesi vanadest raamatutest ja ajakirjadest ja kaunistatud natuke teistmoodi. Aga selline see video seekord sai. Ma loodan, et teile meeldis ja loodan, et nüüd ei tule enam nii pikka pausi vahele, nii et nautige teie ka kevadet ja olge tublid.